Sõna on nagu lind, mille lased puurist välja ja ega sa seda enam tagasi ei saa. Sõnad on vapustava väega asjad või nähtus, võiks öelda nii. Ja seda võiks võrrelda nagu mürsuga või kuuliga, mis välja tulistatakse. Neil on tohutu meelevald ja nad suudavad palju rohkem, kui me üldse isegi aimame. Et meie jaoks on sõna midagi niisugust, mis ei kahjusta otseselt ja nähtavalt materiaalset maailma või struktuure, aga tegelikult ta on võimeline korda saatma midagi niisugust, mida vähesed asjad on suutelised tegema. Pöörama kuningriike ja muutma ajalugu ja hävitame miljoneid ja tegema täiesti uskumatud asju. Ärme unusta, et tegelikult sõna on see, mille läbi on loodud kogu olemine. Maailm on loodud ju Jumala sõnade läbi. Jumal ütles, saagu valgus, saagu kõik see olemisse, saagu inimene, tehkem inimene. Ja need asjad hakkasid toimuma, need said olemisse ja ta on teinud meid enda sarnaseks. Me oleme tema lapsed, me oleme tema pärijad, tema perekonna liikmed Jeesuse Kristuse läbi. Ja selle tõttu on meie sõnadel ka nagu tohutu kaal ja tohutu selline meelevald. Et see ei ole tühine, mida me ütleme, kuidas me ütleme. Ja meil on väga suur hoiatus on antud, et me ei tohi sõnu pilluda niisama tühjalt. Piiblis öeldakse nii, et mõni pillub sõnu nagu mõõgapisteid. Me teame, et sõnad võivad nii südamesse haavata, et inimene on füüsiliselt haige. Ja me teame, et sõnad võivad võtta elu mõtte, anda elu mõtte. Et Piibel ei valeta, kui ta ütleb, et elu ja surm on keele võimuses. Et selle tõttu ta ütleb, et kui keegi tahab näha elu ja häid päevi, et see hoidku oma huuli valest, pettust rääkimast, oma keelt kõverusest. Rääkigu asja, rääkigu täpselt seda, mis on ja ärgu üritagu seal mingit mänge mängida. Et öeldakse ka, et tarkade keel on terviseks. Ja võib-olla see kõik algab ehtsusest, see algab sellest, et me seisame nende asjade peal, mis on päriselt olemas. Et me ei seisa nende asjade peal, mis on võib-olla me soovime, et on olemas aga me seisame tegelikkuse peal. Me ütleme seda, mis tegelikult on. Me ei peta, me ei valeta, me ei võltsi. Ja kui me ütleme midagi välja, siis see on tõde. Tõel on läbilöögi jõud. Öeldakse, et pisikene tõetera kummutab suure vale mäe. Et see ei ole sugu ilmaasjata niimoodi öeldud. Ja kui nüüd mõelda edasi, siis tegelikult sõnad on ka nagu konteinerid. Et me täidame sõnad sellega, mis on meie sees. See on nähtamatu, aga see on meie sees. Ja kas see on siis vihkamine, armastus, on see Jumala ligiulu, on see Jumala vägi, on see vaim. Miski meist on sõnade sees. Ja selle tõttu on võimalik niisugune asi, et me räägime justkui ühest asjast ja ei maini sõnaga ka midagi muud, aga meie vahel tegelikult tekib ja kasvab hoopis sõnade tagant miski muu asi. Et see on kas mingi võltsasi või on see mingi ehtne asi või ühesõnaga, aga me tajume asju sõnade tagant. Nii et sõnad on tegelikult nad on nagu vahend, aga Piibel ütleb ka, et sõnad on tegelikult nagu viis, kuidas asju olemisse tuua. Et kui me anname millelegi sõnalise kuju, siis me toome millegi mõtte nagu tasandilt ja mõttekujundite tasandilt toome nagu juba pooleldi olemisse. Kui asi, miski on idee tasandil, siis ta on lihtsalt käib meie nagu peast läbi. Aga kui miski saab sõnalise kuju, siis ta on juba võtnud mingi olemise vormi. Ja sealt edasi võib olla nüüd juba lihtne plaan, kuidas seda teha. Ja see asi tulebki olemisse. Ja ka sõna, mis on huultelt läinud, ei saa enam kätte. Et me saame saata talle ainult teise sõna järgi ja öelda, et me tühistame selle eelneva. Aga seda, mis on öeldud juba, me enam kätte ei saa tegelikult. Ja nüüd oluline on see, et me mõistaksime seda, et meie sõnade taga on vastutus. Et me vastutame ja loome sõnadega oma olemist, oma keskkonda, oma maailma, kõike seda, mis meie ümber on. Ka oma enda sisemust. Me ütleme, inimesed imestavad väga sageli, et kust tuleb igasugune jama nii palju. Aga kui vaadata, kui palju inimesed ise räägivad jama, et see on täiesti uskumatu. Kas või hea harjutus on meil kõigil, minul ja sinulgi, et kuulame ise ennast. Me räägime teinekord lihtsalt asju, mida ei oleks vaja rääkida. Vingume ja ma olen teinekord tabanud ennast
lihtsalt jorisemast nagu no tühja asja pärast või isegi ei ole tühi asi, aga lihtsalt võiks ju ütlemata jätta. Ei ole vaja nagu tuua niisugust halba asja välja. Et me peame nagu vastutustundega suhtuma sellesse. Ja Jakobus ütleb, et sõna on nagu väikene tüür suurel laeval. Ja ta viib ja tüürib selle laeva hoopis kuhugi mujale, kus laev ei ole tahtnud minna. Ja väga tihti juhtub see, et meie elu võib saada meie sõnadest sellise tõuke ja suunduda sinna, kuhu me ei ole plaaninud ja me ei tahagi võib-olla üldse. Niimoodi, et see ei ole tühine, missugused sõnad meil on. Sõnade valdamine algab sellest, et me õpime vait olema. Ja hakkame kaaluma, mida me ütleme. Igal juhul on oluline see, et me võtaksime teadvustada endale, mis asja me teeme. Ja siis ütleksime kaalutletud sõnu. See ei ole lihtsalt nii, et me ei pilla ju keegi ainult pärleid. Aga kui vähegi võimalik on, siis ka Vana Testament ütleb meile, et ole pikaldane rääkima, ole nobe kuulama, aga pikaldane rääkima, et ära nagu pillu sõnu, mida sa ei ole läbi mõelnud. Et on ka teinekord asju, mis inimeste vahele tulevad sõnadena. Et ütleme üksteisele asju, mis võib-olla on tõesed, aga ükskõik, kuidas nad on, isegi mõni tõde võib rohkem lammutada kui mingisugune vale. Et ka tõde võib vormistada väga mitmesugusel viisil. Öeldakse ka, et tee oma etteheited komplimentide vormis. See on väga suur tarkus tegelikult. Minule on mõni hea inimene seda soosingut osutanud niimoodi. Ja ma olen, kui keegi tuleb, ütleb sulle, et tead, sa tegid seda väga hästi, aga et seda võiksid sa veel paremini teha, võib-olla see oleks veelgi paremini niimoodi. Siis seda inimest sa tahad uuesti kuulata, sa võtad teda kuulda. Aga kui tuleb keegi, kes ütleb, et sa ei tea üldse mitte millestki midagi, sa paned täitsa puusse omadega ja et sa peaksid tegema hoopis teist nii ja nii, nagu mina ütlen, seda inimest sa tõenäoliselt kuulda ei taha võtta. Aga see, et me oleme pikaldased rääkima, ei räägi kõike kohe välja. Me kuulame ja hoiame nagu mõtisklema oma südames ja kui me ütleme, siis ütleme midagi, mis on nagu väega. Midagi, mis on meelevallaga ja midagi, mis on siis nagu suunatud õiges suunas. Et sõnadel on väga, väga palju erinevaid punkte, erinevaid kaale ja sõnad võivad olla siis eluallikaks ja võivad olla ka surmatoojateks lausa. Nii et sõnadel on tohutu meelevald. Meie ühiskonnas tundub, et puudub sõnade kasutamise kultuur või õpetus selle kohta, millisel viisil sõnu kasutada. Jah, meil on tänapäeval eriti just see probleem, et me oleme eriti nagu nihestatud sõnade piirkonnas või mõjuväljas, et meie ümber on väga palju selliseid sõnu, mis nagu ütlevad ühte, aga tegelikult tähendavad teist või neid tõlgendatakse niimoodi, et neil on nihestatud tähendus. Minu meelest hea näide on sallivus. Keegi kirjanik naljatas, et elagu sallivus ja maha kõik, kes nii ei arva, eks ole. Minu meelest on see väga hästi öeldud. See illustreerib täiesti perfektselt seda, millega nagu meil tegelikult tegemist on. Ja selles mõttes meil ei õpetata sõnade tähtsusest. Ja samal ajal meil inimesi püütakse sõnadega lõksu. Et öeldakse, et on nii, tegelikult on hoopis vastupidi. Et must tehakse valgeks, valge tehakse mustaks, sõnadega saab ime asju teha tegelikult. Ja see on kuri. Kurjus teeb niimoodi. Jumalal on, asjadel on õiged nimed, sellest tunneb alati Jumala ära ja õigsuse, puhtuse ja headuse tunneb sellest ära, et asjadel on õiged nimed. Ja teiseks, Jumalal on alati see tunnus, et ta annab väljapääsu. Näiteks, kui me räägime oma lastele, me peaksime oma lastele rääkima väga olulisel määral just häid sõnu. Mitte seda, et me kiidame neid alusetult või ülistame nad millekski, mida nad ei ole, vaid me ümbritseme nad nagu õigete, toetavate, ülesehitavate, positiivsete sõnade nagu müüriga lausa või me loome keskkonna, milles laps on turvaline. Ja me räägime, sa saad hakkama, sest et meie sõnad loovad reaalsust, nad tekitavad tegelikkust lausa, nad vormivad seda meie ümber. Kas me seda otse kohe vahetult näeme või mitte, sellel ei ole tähtsust. Kui samal põhjusel on valetamine keelatud. Et samamoodi ta tekitab võltsasju, võltskeskkonda, mis justkui oleks, aga tegelikult ei ole. Ja ta valmistab pettumuse ja ta viib tegelikult hukkumisele, ta viib hävingule.
Ja selle tõttu on oluline, et me ütleme lastele juba näiteks enne sündimist, sa oled tere tulnud. Me armastame sind. Me hoolime sinust. Sa saad olema üks tore inimene. Sul läheb hästi. Või eriti suur on oluline sõnade tähtsus kriisis. Eks ole, me ära muretse. Jumal tuleb appi sulle. Ja kõik saab olema okei. Ja see on tõepoolest niimoodi, et meil on ka sõnadel, eriti jumala laste sõnadel, meil on eriline kaal ja meil on meelevalt peatada kurja. Ja ütleme, see ei saa nii olema. No näiteks juhtub, sinu lapsega juhtub õnnetus. Mingi halb asi on. Ja sa ütled, ei ole. Ka need asjad, mis on juhtunud, lähevad tagasi. Ma peatan Jeesuse nimel selle asja. Ja paljud inimesed mõtlevad, kas mul on õigus niisugused asju öelda. Jah, kui sa oled lepingus elava jumalaga, sa oled kristlane, sul on õigus neid asju öelda. Kui me mõtleme, siis õnnistamine on ju soovitava tuleviku väljaütlemine. Samamoodi on ka halbade asjade väljaütlemine, soovitav halb asi, needmine on ju samasugune asi, ka sõnalise kuju andmine sellele, mida me soovime näha ja need asjad toimivad. Sellepärast ütleb meile Jumala sõna, et me peame õnnistama ja mitte need. Et õnnistage, ärge needke. Ja meie ülesanne siis, ma kordan veel, on peatada kurja ja külvata neid sõnu, mis julgustavad, tõstavad üles, annavad elu, parandavad, tervendavad, julgustavad, jah, õpetavad. Aga meie ülesanne ka Piibli alusel on võtta sõna nendes asjades, mis on nagu kodaniku julgusega seotud asjad. Kui me näeme mingid asjad, mis on väärus, mis on ülekohus, meie ülesanne on panna selle asjale õige nimi, tõusta püsti ja öelda, et mehed, kuningas on alasti. Et sõnade meelevalla ja kohustuse juurde kuulub ka tõe ütlemine. Aga millal seda ja kuidas seda teha, see on nüüd omaette tarkus. On olemas tühjad sõnad ja on usust täidetud sõnad. Ja vahel ongi need kategooriad väga mustvalged, et on siis ainult need sõnad, mida peab ütlema või millel on vägi taga ja siis on tühjad sõnad, millest Piibel hoiatab, et me ei peaks neid kasutama üldse või meil tuleb aru anda igast tühjast sõnast. Aga nüüd, kui me tuleme selle teema juurde, siis kui me räägime suhtlusest või sellisest mõttevahetusest, siis kuidas sa neid klassifitseerid, neid sõnu? Sõnad on tõepoolest kogu aeg olemas ja me ei tohiks sellest siiski teha sellise järelduse, et me ei julge suhelda enam, et igasugused sõnad, mis meil on, kui nad ei ole nüüd otseselt pühad sõnad või väesõnad, et siis nad otsekohe tühised ja mõttetud. Ei, huumor kuulub ka asja juurde. Jumal on huumorimeele andnud ja ta on ise väga suure huumorimeelega. Ma kujutan ette, kui meie oskame niimoodi nalja teha, et meil on teinekord krambid. Ma kujutan ette, et Jumal teab sellest naljast veel rohkem kui meie. Tal on ajalooski näha, on näha, et ta on väga suure huumorimeelega. Ja kas või vaatame oma elus teinekord, kui miukse kerge muigega ta paneb meile oma väga suured tarkused ja meie endi meelest suured tarkused nii-öelda nina otsa rippuma tagasi. Ja kõik see viitab sellele, et see Jumal on nagu väga avar. Ja seda sõnade juttu ei tohiks nüüd mõista niimoodi, et see on üks õudne käsumeelsus, et miski ei ole lubatud, miski, et appi äkki ma siin vääratasin või nii. Aga ometigi Salomon ütleb, et kui keegi kõnes ei eksi, siis ta on väga suur inimene. Ta on saavutanud täiuslikkuse ja üks oluline niisugune omadus, mis on küpse inimese tunnus, on see, et tema kõne on suuremal või vähemal määral kontrolli all. Et ta ikkagi paneb tähele, mida ta räägib, kus ta räägib, kui palju ta räägib ja kellega ta räägib. Ja see ei tähenda üldse, et ta ei ole südamlik. See ei tähenda, et ta ei ole avatud, see ei tähenda, et ta ei ole armastusväärne. Ei tähenda seda, et me peame pilduma kogu aeg mingit kuldmune. See ei ole nii. Me võime olla täiesti loomulikud ja ometigi olla nagu vägagi kontrollitud. Aga üks võti oma saatuse kontrollimisse on kontrollida oma sõnu. Ja nüüd veel kord tagasi usu ja sõnade suhte juurde. Sõnad saavad oma väe tegelikkusest. Ka uskliku inimese sõnad ja Jumala sõnad saavad oma väe sellest, et Jumal on tegelikult olemas, et Kristus on tegelikult surnud ja üles tõusnud täpselt nii, nagu Jumala sõna ütleb. Et see ei tulene mitte millestki, seda mitte miski ei saa anda millelegi väge. Nii et ühesõnaga, sellepärast on tohutult oluline
et me põhineme tegelikkusele, et me rajaneme oma sõnad sellele, mis kas meie sees on tõsi, meie ümber on tõsi või siis Jumala sõnas on tõsi, et see ei ole lihtsalt nii-öelda soovunelmate ainult välja rääkimine, et noh, et me räägime lihtsalt positiivselt või midagi niimoodi. Et sõnad saavad oma väe tegelikkusest, nad toetuvad tegelikkusele, kui nad sellele ei toetu, siis nad on nagu tühjad. Siis ei ole nendega niimoodi midagi eriti peale hakata. Ja noh, nagu me ütlesime, et sõnad on konteinerid ka, et me peame vaatama, et me ei pillu tühja kõmisevaid tünne. Inimesed tunnevad nad ära ja need tühjad sõnad muutuvad väga kiiresti väärtusetuks. Noh, kui sa ütled kogu aeg, ma armastan sind, aga see tegelikult ei tähenda mitte midagi, siis väga varsti sinu sõnad on kaotunud, nad on devalveerunud. Et sa võid ükskõik mida öelda, see ei tähenda enam mitte midagi. Et selle tõttu ütleb, et olgu su sõnu pisut. Et ka Jumalaga suheldes on, Saalomon õpetab meid, et Jumal on taevas, sina oled maa peal, et ära võta suud liiga täis, aga räägi ausalt kõik ära, nii nagu on. Räägi alandlikult, aga räägi tõeselt. Sa ei pea tõotusi andma, sa ei pea sõnadega ronima ei tea kuhu, aga räägi tegelikult, mis su sees on. Vala oma süda välja Jumala ette. Et see ei ole koht, kus ma peaksin hakkama väga hirmsasti nagu mõtlema ja kaalutlema. See on see koht, kus olla ehtne. Piibel räägib mitmes kohas elu sõnadest. Ja kui me neid kohti loeme, siis seal on sõnad, mis on täidetud usust. Kui me nüüd võtame püssikuuli ja laseme selle välja, siis see tekitab momentaalse efekti. Aga kui me ütleme sõna välja, mis on täidetud usust, siis selle mõju ei ole hetkega näha tavaliselt. Aga mingi aja pärast me näeme, et see sõna, mis on täidetud usust, viib korda või laseb korda minna selle, milleks on välja öeldud. On olemas tühjad sõnad, sa võid muliseda need ei haava ega ei tähenda midagi. Ja inimesele on antud see kõnevõime niisugusel viisil asju olemisse tuua. Ja selle tõttu Jumal hoiab teda ka vastutavana selle eest, eks ole. Aga meie ülesanne on siis rääkida väesõnu, rääkida nagu tegelikkuse headusega ja Jumala headusega, Jumala tarkusega, selle Jumala heade sõnumitega, täidetud sõnumist julgustavad, tõstavad üles, kinnitavad, tervendavad, annavad lootuse, toovad tulevikku, eks ole, toovad, nagu purustavad selle, mis on halb, peatavad selle, mis on kuri. Et see on meie ülesanne. Ja kui me õpime oma sõnu selles plaanis niimoodi kasutama, siis on meie asjad nagu hästi.